kas me liigume inimkonnana aina paremuse poole? No, enamikule meist meediks mõelda, et jah, muidugi liigume, aga mis siis, kui see polegi nii? Täna võtame ette John Gray ühe päris provokatiivse raamatu, mis just sellele nii-öelda püha lehmale, usule progressi, otse sarvist haarab. Ja see ongi see usk, see peaaegu religioosne veendumus, mille me täna luubi alla võtame. See mõte, et ükskõik kui halvasti asjad ka ei läheks, tulevik on alati helgem. Aga mis siis, kui see ongi lihtsalt see ilus lugu, mida me endale räägime, et paremini magada? Niisiis, esimene peatus, progressi kutse. Ja et sellest ideest paremini aru saada, alustamegi ühe looga. See on Joseph Conradi jutustus, mis näitab, üsna halastamatult, mis juhtub progressi ideega, siis kui see õhuke tsivilisatsioonikiht meie ümbert lihtsalt ära kraabitakse. Kujutage nüüd ette, on 19. sajand, oleme Kongos. 2 europlast Geerts ja Garlier saadetakse keset džunglit ühte kaugese kauplemispunkti. Ja miks? Et teenida, nagu öeldi, progressi üritust. Nende ülesanne oli kristallselge, tuua sinna valgust, tsivilisatsiooni, kaubandust. Nad olid, ütleme nii, progressi saadikud ja see andis nende elule sügavat tähendust. Ja seal täielikus isolatsioonis, mis neil muud teha oli, kui lugeda. Nad lugesid vanu ajalehte, mis ülistasid nende endi tegevust, meie koloniaalset laienemist. Ja see muidugi ainult tugevdas nende usku. See oli nende ainus side kodumaailmaga ja see side sosistas neile pidevalt kõrva, te teete õidet ja suurt tõsja. Aga siis hakkab see kõik murenema. Esiteks, isolatsioon ja täielik tegevusetus. Nende rutiinid kaovad. Siis, kui oodatud aurik ei saabu, hakkavad ka varud lõppema. Ja lõpuks 3. samm, saatuslik tüli. Ja mille pärast? Viimaste suhkrutükkidest. Selle tagajärjel karjee sured. Ja näetegi, ilma selle ühiskonna struktuurita, mis nende käitumist muidu paigas hoidis, muutusid nad väga kiiresti millekski hoopis muuks. Konrad ise kirjutab selle kohta suurepäraselt. Ühiskond keelas neile igasugune iseseisva mõtte surmaähvardusel. Nad said elada vaid tingimusel, et on masinad. Ja kui rutiin kadus, siis see masin lihtsalt lakkas töötamast. Loo lõpp on, see on päris šokeeriv. Kui see tegevdirektori aurik lõpuks kohale jõuab, leiavad nad eest ka Jertsi rippumas ristilt, paistes keelsuust väljas. Mõelge selle iroonia peale. See sama rist, mis pidi sümboliseerima progressi ja päästmist, on nüüd muutunud täieliku meeleheite ja surma sümboliks. Mees, kes tuli progressi tooma, leiab oma lõppu progressi sümbolil. See näitabki, kui uskumatult habras see idee tegelikult on. Teine osa, ajaloo sööd. Ja see lugu Kongost, see pole mingi üksik juhtum. See on tegelikult muster, mis kordub ajaloos aina uuesti ja uuesti. See hetk, kus ilus usk progressi saab reaalsuselt täie rauaga vastu vahtimist. Võtame näiteks selle kontrasti siin. Ühel pool on usk. Stefan Zweigi kirjeldus 1914. aasta eelsest maailmast kui turvalisuse maailmast, kus kõik tundus lihtsalt nii püsiv ja stabiilne. Ja teisel pool on karm reaalsus, sõjajärgne Napoli, mis oli täielikult kokku varisenud, meenutades elu pimedal keskajal. See stabiilsuse illusioon, see purunes praktiliselt üleöö. Aga see kõik läheb veelgi kaugemale kui lihtsalt, purunenud lootused. Mõnikord nõuab progressi müüt reaalsusest täielikku loobumist. Hea näide on Nõukogude Liit, kus loosung 2+2 on 5 polnud mingi nali. See oli sõna otseses mõttes üle kogu maa plakatitel ja seda karjuti tänavatel. See esindas 5-aastaku plaani täielikku loogika trotsimist. Seal muuti isegi matemaatika ideoloogia tööriistaks. Kui suur narratiiv nõuab, et 2+2 on 5, siis nii ongi. Punkt. Okei. 3. osa. Fiktsioonide elu. Kui me nüüd aksepteerime, et progress on müüt, siis mis asemele jääb? Ja siit jõuamegi John Gray argumentatsiooni tuumani. Mis siis tegelikult meie elu juhib? Ja see ongi see suur küsimuseks. Kui meie elu ei olegi üks suur lugu pidevast edasiminekust, siis mis see siis on? Kui me loobume sellest mõnusast ideest, et me liigume aina ülesmäge, siis mis tühimiku täidab? Kust me siis tähenduse leiame? Gray vastus on üks sõna, fiktsioonid. Aga olge nüüd tähelepanelikud, tema jaoks ei tähenda fiktsioon valet. See on midagi muud. See on pigem psühholoogiline varjupaik. Need on need lood ja ideed, olgu selleks siis progress, armastus, rahvus, mis iganes, mille me ise loome, et anda mingigi mõtte maailmale, mis ise on tegelikult täiesti tähenduseta.
ja see luuletaja Wallace Stevensi mõte siin tabab naelapea pihta. Lõplik usk on uskuda fiktsiooni, millest sa tead, et see on fiktsioon, kuna midagi muud ei ole. See on ikka päris sügav ja esmapilkul võib-olla isegi veider mõte, eks? Aga Stevens viitab sellele, et tõeline vabadus võibki peituda just selles teadmises, et meie elu on ehitatud fiktsioonidele. Hetkest, kui me mõistame, et need lood on meie endi loodud, saame neisse suhtuda palju teadlikumalt ja miks mitte, isegi mängulisemalt. 4. ja viimane osa, loomade vaikus. Ja siit jõuamegi ringiga tagasi raamatu pealkirja juurde. Et inimesest lõpuni aru saada, paneb Gray meid kõrvuti teiste loomadega. Ja see erinevus on absoluutselt fundamentaalne. Mõelge järele. Meie, inimesed, otsime vaikuse selleks, et põgeneda omaenda sisemise rahutuse, selle pideva mõtete müra eest. Me tahame puhata iseendast. Aga loomade vaikus, see on midagi täiesti muud. See on nende loomulik puhkeseisund. See on nende sünniõigus. Nad ei pea iseenda eest põgenema. Ja see viib meid selle raamatu ühe kõige võimsama mõtteni. Inimesed otsivad vaikust, sest nad otsivad lunastust iseendast. Teised loomad elavad vaikuses, sest nad ei vaja lunastust. See on see konks. Meie pidev vajadus tähenduse ja lugude järele. Just see teebki meid rahutuks. Me otsime kogu aeg mingit lunastust, samal ajal kui teised loomad lihtsalt on. Ja see ongi see, mis meid ülejäänud loodusest nii radikaalselt eraldab. Mida Gray siis lõpuks pakub? Ta ei anna meile uut paremat fiktsiooni, mida uskuda. Ei, selle asemel pakub ta välja midagi, mida ta nimetab jumalatuks kontemplatsiooniks. See on kutse lihtsalt muuta oma vaatenurka. Lõpetada see pidev katse suruda maailmale peale oma lugusid ja oma tähtusvajadust. Ja mis siis juhtub? Mis siis, kui me lihtsalt vaataksime maailma sellisena, nagu see on, ilma seda pidevalt oma suurde narratiivi sobitamata? Võib-olla just siis leiaksime me hoopis teistsuguse ja sügavama rahu. Ja sellega ma jätangi teid mõtlema, millised on need fiktsioonid, mis sinu enda elule tähenduse annavad. Millised lugusid sa endale räägid, et maailmas navigeerida ja kas sa oled valmis tunnistama, et need ongi just nimelt fiktsioonid. Aitäh kuulamast ja kaasa mõtlemast!